Kristel Kartuun, te olete nüüd Eesti Laulu finaalis. Mis tunded praegu valdavad? Nüüd olete jõudnud juba natuke seedide ka. Äge, väga äge. Cool on. Ma arvan, et mul on hea meel, et vähemalt esialgu said asustatud nende inimeste töö, kes panid väga palju oma töötunde selle animatsiooni tegemiseks ja selle idee ellu viimiseks. Nii et mul on puhtalt... Teeme suure aplausi nendele. Frostfx is the shit. Nii et... No, räägi üldse sellest, et kuidas teil siis see asi purki sai, mida me seal laval nägime, et te käisite seda vist Leedus tegemas, olen ma õigesti asjast aru saanud, et räägige, kuidas see protsess üldse käis? See oli niimoodi, et üks päev me olime Joosepi ja Ago korteris keskuses ja siis ütles Joosep, et kuule, ma nägin mingit Jaapani teemat, et jumala cool ja et prooviks ka. Ja siis... Hetked hiljem olin ma juba Leedus selle motion capture teemadega. Tantsisin oma jõuluvaheajal välja mõeldud koreograafiat kaamerate ees sisse ja nüüd on see, et me lähme finaali. See on nagu kuidagi fluff. Muidugi samas ma ei ole olnud seal juures, kus on nagu, ma sain aru, et kui mingi päev ja on läinud aega, et seda asja nagu kokku viia tegelikult, et nagu see on jõhkralt suur töö, mis on ära tehtud. No, kuidas sul endal tunded olid, kui sa pidid seal põhimõtteliselt mingis punases ruumis seal ringi taidlema mingid veidrad asjad küljes? Väga cool, sest ma ei ole kunagi midagi sellist teinud ja ma olin seda näinud ainult siis, kui ma vaatasin Hobbiti filmi neid mis need on, need kaadritagused asjad ja seal oli Benedict Cumberbatch tegi Smaugi niimoodi ja siis ma mõtlesin, that's cool ja siis ma olin järsku ise see Smaug ainult, et must tehti hästi nunnu animeeritud tegelane. Miks Leedus, kas Eestis ei tehta niisugust asja? Eestis ei ole seda tehnoloogiat vist sellisel kujul olemas nagu seal, et ka Leedus oli see uudne, et see oli, kui ma õigesti aru sain, siis see oli üks nende esimesi projekte ja paistab, et töötab. No, kõigile meeldib alati ka rahast rääkida, ma arvan, et see asi ei olnud väga odav. No ütleme, et see ei olnud 350, jah. Nii palju vist võib öelda. Mis me siin rahast ikka räägime? Rahast rääkimine on kõige nõmedam asi maailmas. Ei, no eks kõigile meeldib üksteise rahakotti vaadata, aga päeva lõpuks peasi, et leib laual on. No, mis tunnetega te täna hommikul siia Telemaja üldse tulite? Kas oskasite oodata, et õhtul finaali lähete? Tead ei oska niimoodi kunagi ennast, nagu me häälestame ennast alati või vähemalt nagu tundub oma vahel, et häälestame niimoodi, et leeb, et me oleme ju kõik oma töö teinud, me oleme kõik endast parima andnud. Saab, mis saama peab, põhimõtteliselt. Te siin juba enne natuke mainisite ka, et finaalis võiks olla laval hologramm. Mis siis mõtted on nüüd finaaliks? Täpselt niimoodi ongi, et kuna täna tegelikult ju publikut ei olnud, siis me saimegi seda animatsiooni kasutada ainult televaataja jaoks, sest tegelikult siin, kes inimesed viibisid, ka nemad olid televaatajad lõppkokkuvõttes, aga saalis Saku Suurhallis tuleb päris virtuaalne Kristel, kes vaatab inimestele otsa ja ma arvan, et see tuleb päris äge. No, kuidas see asi siis võimalikuks saab? Kus teile seekord appi tullakse? Austraaliast? Ei, Eestist. Eestis on väga-väga palju andekaid inimesi ja nemad teevad selle asja lõpuni. Kas teil oli siis see plaan juba nagu enne ka mõttes, et te juba veel enne, kui te saite teada, et te pääsite edasi, oskasid sa kohe öelda, et tahaks panna finaalis hologrammi lavale? Me sihtisime küll. Me arvestasime sellega, aga me olime alati arvamusel, et kui saab. Aga me ei ole veel selles mõttes, et me oleme mõelnud selle peale ja selle teostuse peale ja me teame, et seda on võimalik teha, aga me ei ole selle tegemisega veel, teostamisega veel alustanud ja me hakkame esmaspäeval sellega tegelema. No teid hääletasid edasi nii žürii kui ka publik. Kumma toetus teile endale olulisem on, kas profidest koosnev žürii või publik, kes tuleb kontserdile ja ostab plaate, mitte et žürii seda teha ei võiks? Ei, see on täpselt nagu võistluseski, 50-50. Miks peaks üks teisest tähtsam olema või vähem tähtsam? Selles suhtes, et meil on väga hea meel, et mõlemad grupid pidasid meid vääriliseks edasi pääsemaks. Siin,
tore, kui professionaalid arvavad nii ja tore, kui publik nii arvab. No Kristjan Salvestusel oli sul hääl ära, kuidas praeguseks on ja kas enne 5. märtsi käid suure salliga, pakid ennast sisse, et jumala eest midagi külge ei hakkaks? No ei ole hetkel proovinud peale seda salvestust laulda seda laulu, nii et ma ei oska öelda, ma olen hoidnud häält nii palju, kui ma vähegi saan. Mingid huilged ja asjad ikka täna ju lipsasid vahele, aga üldiselt ma ei taha ülemäära vaevata häält. Kui pole vaja, siis pole vaja. Ma tahtsin veel küsida, meil enne siin avastasime, et väga palju saarlasi on võistlustules, et üks trummar pidavat olema saarlane, sina, Tuuli, Katilaev, Grete Paia teises poolfinaalis. Mis värk nende saarlastega on? Kuidas te nii andekad olete? See on Saare meretuul. Ma pakun. Kas teil läheb ka siis kuidagi omavahel on niisugune võistlus, et kes nüüd Saare kõige ägedam naine või mees on? Ei, kindlasti mitte. See on one love. See on nii niisugune huudi teema, et nagu, et noh, kõik hoiavad üksteisele ja noh, muud moodi ei saakski. Me seal Saaremaal oleme väike rahvas, me peame ühte hoidma. Aitäh teile ja palju õnne ja edu finaalis! Aitäh!